tere, head inimesed! Me oleme Villeriga täna VKM-i Dünoruumis ja seda sellel põhjusel, et uus hooaeg on ju nüüd kohe-kohe algamas. Just, ja meie eelmises või üle-eelmises või millal me iganes vaatasime meie uut mootoriblokki, siis see on minu selja taga juba installeeritud ja Dünopink on hea võimalus sellised baasseadet siis paika saada ennem siis rada ja ütleme siis 2500 hobujõu katsetamist. Hetkel me oleme tegelikult juba paar tõmmet teinud. Kõik tundub, et püsib koos. 2000 hobujõud on ka tegelikult juba olemas, aga me pole üldse rahul mingisugune silindri vahel jättan ja mõned väiksed lekkekesed, aga see vist vast käib asja juurde. Aga need ongi praegu selle mootoriga esimesed tõmbed? Jah, täiesti, et ütleme tõstuki vahel on taga natukene paarutatud. Tõin ühistus üks päev kella 11-ni vist või. Kulutas seal mingi 100 liitrit kütust ära ja ütles, et nüüd on hea küll, käib küll väga hea. Aga Dünos on täna ta esimest korda ja nüüd siis on hea võimalus vaadata, mismoodi siis see võimsus saab sealt läbi selle mootori ratastesse. Kas aega väheks ei jää ju? Paari nädala pärast on juba esimene etapp. Selles mõttes, et aega oleks siis väheks jäänud, kui oleks me täna näinud mingisugust probleeme. Et õnneks me ei pea vana plokki kuskilt nurgast võtma jälle käiku ja see plokk praegu hetkel toimib, siis ma usun, et 2 nädala pärast me näeme sinuga koos juba väga kiiret sõite. Mis nüüd veel ees ootab? Siin nüüd saate sobiliku tulemuse kätte, mis siis läheb poleerimiseks ja enda allavõtmiseks, et tulemus ikkagi kindlustada. Sa pole ainukene, kes ütleb, et me oleme autoga teinud kõik, mis võimalik, aga nüüd juhiga peaks ka midagi ette võtma, et oleme ees, mine jookse, võta alla, eks ju, et kõik see tulemuse nimel, aga ma olen alati öelnud, alati on hea, kui on raskust tagaratta peal rohkem, nii et kasutame seda. Autoga on lihtne, selle paned Düno külge ja saad tulemused teada. Kuidas moodi sa ennast niimoodi valvsana hoiad, et sa õigel hetkel suudad ikkagi nuppe vajutada ja kange tõmmata? See on puhas praktika ja ütleme niimoodi, et üks päev istusin siia sisse üle pika aja ja võtsin nagu rooli pihku. Ja ilma, et ma oleksin autot käima pannud, mul lõi juba pulsi ülesse. Et tegelikult on see esimene start on hirmus, see on väga hirmus ja sellepärast me, ilmselt me mõnes saates näeme, et me alustame tegelikult väiksema võimsusega ja teeme sellised, ütleme siis Villeri tuunimissõidud, et mitte, et autot oleks vaja seadistada, aga mina pean ka harjuma selle asjaga. Jah, et valad ennast silma lahtist täis, et pilt esimese stardiaeg taskus sai läheb. Just nii, muidu et finišis ja pole meest, kes varju lahti tõmbab, et pilt eest läinud, aga üldiselt on valus ja ma mäletan iga aasta kevadel sisikond ja ribid valutavad ja aru pole saanud miks, aga ju siis see raskusjõud mõjub minu ringkerele niimoodi. Aga kodus sul ei ole mingid simulaatorid, mille ees õhtul istud suure teleka ees klapid peas ja proovid ära kiirendada kuused? Ei, ma lähen tavast rõdule ja lasen ennast selg ees alla kukkuda seal. Teeb sama välja? Teeb sama välja, jah. Kes eestlastest veel tulemas on sinna? Kuule, Andrese autot ju vaatasime siin tookord Dünos ja peale seda me tegime taga ju päris palju katseid ja saime sealt 1400 pluss rattajõudu. Oleks tahtnud veel ja veel, sest näha oli, et sealt tuleb, aga Andres arvas, et las ta jääb rajale ja ei tahtnud, ütleme siis siin Dünos seda autot ära lõhkuda, aga samas Dünopink ka üle 2000 jõu ei kannata, nii et ei olegi mõtet nagu seda pinki lõhkuda. Ja rohkem täna hetkel, ma ei teagi, et keegi üldse tuleks esimesele etapile, et Soome, et kui siis ilmselt siis Eesti meistrivõistluste viimane etapp, kindlasti Alastarus tulevad Eesti mehed kohale, sest siis toimub ju seal see võistlus ja võib-olla tulevad Nitronatsile ka sõitma vahepeal, aga loodetavasti, et sa ise kohal, nii et siis saame kõik filmile ka võtta. Ühesõnaga, see esimene etapp ongi siis suures osas sellise testimise baasil, et ega ju teised ka, kes sinna sõitma tulevad, ei ole ju vahepeal saanud siin Põhja-Soomes mingisuguseid kaapse teha ja Rootsis kuskil. Seal oli alles hiljuti lumi maas. Et meil on olust parem sees, mis ei tähenda, et me oleksime rajal käinud, aga ütleme, et kevadel esimene võistlus on kõik võrdne. Kõik on tulnud sama toorelt, samamoodi garaažidest. Ma tean tegelikult päris palju konkurente, kellel ei ole mootorgi veel koos, aga kevadel näeb ja seal
ei ole kellelgi eeliseid ja võidab ikka see, kellel on siis kogu meeskond teinud talve jooksul kõige rohkem paremini tööd ja kelle juht on säilinud kevadeks, eks ju, kõige paremini, et eks siis paista. No sul oli muidugi selline puhkuselaadne talv, auto on ju töökorras, oli vaja lihtsalt mootoriplokk uus teha ja panna vahele. Jah, teoreetiliselt oli vähem tööd kui eelmistel aastatel. Aga oleks tahtnud õudselt teha ja närveerida? Jaa, tegelikult oli nii, et me vahepeal saime endale väga laheda sponsori Turbosmart, eks ju, kelle turbodetaile või ütleme selliseid toetavaid detaile me müüme ka. Ja need ju peab reaalselt ju panema auto külge. See tähendab seda, et mingi muutus on ikkagi toimunud. Lisaks plokile sai vestgate'id ära vahetatud, need, mis reguleerivad turborõhku ja siis blow-off paigaldatud, mis siis laseb üle liigse rõhu välja, kui gaas lahti lasta, eks ju. Et mingid väiksed muudatused ikka toimusid. Ja muidugi, ega Tõnis ei saa ju ka tegelikult oma käsi eemal hoida, ta alati tuunib natuke rohkem kui vaja, mis on võib-olla mõnes mõttes on hea, see on harimise mõttes väga hea, aga see toodab siis ka mõne lisariski, et kõik ei tööta kohe nii nagu peab, et meil on nüüd topeltpihustid või kütusesüsteem on vähem muudetud, aga sellest saame rajal rääkida. No samas on ju aru saada ka, kui liiga palju jõudu on ja lõhki läheb, et siis tuleb järgmine kord veidi vähem panna. Sellist asja nagu liiga palju jõudu ei ole olemas. nii sa kipud ütlema. Aga ega meil siin auto kõrval praegu midagi muud väga rääkida ei ole. Teeme väikse tuuningu, vaatad vähe pealt ja siis pärast kommenteerime, mis sealt tuli. Just, nii teeme. Me jõudsimegi siis nagu selle tuuningu, ütleme siis poole peale, et kus pool tehakse ära dünos ja teine pool jääb siis rajale. Ja düno siis pingi säästmiseks me oleme sunnitud enam-vähem siin 1400-1500 ratta hobujõu peale ära lõpetama, mis peaaegu, et teebki suke 2000 hobujõudu mootorist. Aga me jääme Tõnniga siia väikest fine-tuuningut tegema ja järgmine kord näeme Ventsiga juba teises saates. Tšau!